Cookie Jakiti juhtumis on ilmnenud jahmatav uus pööre. Õed, keda süüdistatakse selles, et nad ühinesid sõbraga Texase 5 lapse ema jõhkras päisepäeva ajal toimunud surmaga lõppenud pussitamises. Hiljuti avaldatud politseidokumendid heidavad valgust surmava rünnaku eelsetele hetkedele ning paljastavad, mida õed väidetavalt pärast seda tegid, mis võib kaasa tuua veelgi rohkem kriminaalsüüdistusi. Me uurime juhtumit, mille esitas Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Paljud on mõelnud, mis võis selle konfliktini viia. Ja nüüd saame sellest kõigest aimu tänu politsei raportile, mille võimud Del Rios, Texases meile saatsid. See on hea kodaniku poolt YouTube'i üles laaditud video, kus Cookie Diaz arreteeritakse. Kui sa seda vaatad, näed, et ta naeratab. Ta tegi isegi kaamerale nalja. Ja nüüd, teades ning olles lugenud politsei raportit, mida ma kohe näitan, ja lugedes, mida politsei väidetavalt ütleb juhtunu kohta, muudab see video, mida paljud meist on näinud alates loo avalikuks tulekust, veelgi pöörasemaks. Politsei sõnul oli see Cookie Diaz, kes väidetavalt tõi noa kaasa vastasseisu ning pussitas Caro Peñat, kes on selle loo ohver, esimesena väidetavalt pussitades teda selga. Enne kui ma jõuan selleni, mida üks teistest kahtlusalustest selles juhtumis ütleb Carl Peña ohvri kohta ja mida Carl väidetavalt enne tüli tegi ja kuidas see võiks potentsiaalselt mõjutada kaitset. Selles juhtumis tahan ma teile meelde tuletada, kes on selle loo osalised. See on Caro Peña. Tema on see, kes selles loos oma elu kaotab. Ta tapeti eelmisel nädalal neljapäeval. Ja see on video, mis postitati selle kuu alguses tema Facebooki lehele ning näitavad teda emana, kes suundub koos perega vee äärde lõbusale päevale. Caro oli 32-aastane ja 5 lapse ema. Del Rio, Texase politseiülem avaldas intervjuus TMZ-le, et tema arvates tundis Caro nii Cookie kui Kitty Diazi ning ka selle juhtumi kolmandat kahtlusalust, nende sõpra Kiandra Fagi. Kuid ta ei öelnud selles intervjuus, kuidas nad üksteist tundsid. Seega on siin suured küsimused selle kohta, mis väidetavalt juhtus ja mis oli selle kontekst. Samuti pole praegu veel selge, mis viis selle vägivaldse kokkupõrkeni. Nüüd leidsime üsna palju teavet kahtlusaluse kohta, kes seisab selles juhtumis silmitsi kõige rohkemate süüdistustega. Selleks on 21-aastane Kitty Diaz. Kui vaadata tema sotsiaalmeediat, siis tekib küsimus, kuidas see on sama inimene, kes nüüd seisab silmitsi süüdistustega jõhkras, laiaulatuslikus päevavalges toimunud pussitamis- ja tapmisjuhtumis. Ta on ema ja ma tean, et sotsiaalmeedia näitab ainult seda, mida inimesed tahavad, et sa näeksid ning sageli on see vaid pealiskaudne ega näita tegelikult, kes keegi päriselt on. Aga antud juhul, kui vaatad videoid, mida ta postitas, siis kõik keerleb selle ümber, kuidas ta armastab oma 4-aastast poega ja kuidas poeg on tema jaoks kogu maailm. Ja ometi on teda nüüd süüdistatud osalemises selles jõhkras mõrvas ja ta võib potentsiaalselt veeta ülejäänud elu vanglas. Ja lisaks sellele seisab ta nüüd silmitsi süüdistusega, et ta üritas väidetavalt selles juhtumis tõendeid varjata. Ja ma räägin sulle kohe, kuidas see juhtus. Aga ma tahan süveneda uude informatsiooni, mis meil on politsei dokumentide põhjal, mis meile just saadeti. Politsei ütleb, et nad said esmakordselt eelmisel neljapäeval teada, et keegi oli noaga löödud ja tema seisund oli väga raske. Tad kutsuti haiglasse 25. juunil. Ja kui nad haiglasse jõudsid, said nad teada, et Caro Peña oli väidetavalt 3 korda noaga löödud, 2 korda selga ja korra kõhtu. Tema vigastused olid nii rasked, et arstid saatsid ta San Antonio haiglasse lootuses, et tema elu saab päästa, kuid ta suri mõni tund hiljem. Politsei sai siis teada, et Peña oli väidetavalt selles Del Rio kodus noaga löödud. Praeguseks pole politsei avalikustanud, kuidas nad selle teabe teada said, kuid uurimine kulges väga kiiresti. Kui politsei sündmuskohale jõuab, lähevad nad majja, mis asub selle aadressi kõrval, kus nende sõnul konflikt aset leidis. Ja just seal võtavad nad ühendust 19-aastase Kiandra Fagiga. Nüüd, politsei sõnul väidab Faz, et Carl Peña ilmus tema majja, tsitaat, sooviga tüli alustada. Nüüd, taaskord pole selge, mis selle väidetava tüli põhjus oli, kuid politsei raportis märkasime midagi huvitavat, kuigi pole selge, kas sellel on mingi tähendus.
Politsei väidab, et tüni toimus Del Rios väga konkreetsel aadressil ning kohtutoimikute kohaselt elab Faz selle aadressi kõrval asuvas majas. Nii et me ei tea, kes elab sellel aadressil, kus politsei sõnul tüli toimus, ega ka seda, kas tüli lihtsalt juhtus sellel kinnistul aset leidma, kuid see on midagi, millel hoiame edaspidi silma peal. Räägime nüüd tülist. Kohale ilmub Pena. Fazi sõnul otsis ta tüli alustamist. Pole selge, kas see vastab tõele, sest Fazile on nüüd selles asjas esitatud mõrvasüüdistus. Aga mis puudutab uurimist, siis politsei ei pea selles loos tuginema ainult tunnistajate ütlustele, sest nende sõnul salvestas kogu juhtunu uksekella kaamera selles kodus, kus tüli aset leidis. Politsei vaatas seda videot ja nende sõnul on näha, kuidas Caro Pena ilmub majja. Ta sõidab musta kasti autoga. Ja siis varsti pärast seda, kui ta saabub ja alustab seda tüli Faziga, ilmub kohale must Chrysler. Ja siin tulevadki mängu Cookie ja Kitty Diaz. Politsei kirjutab, öed väljuvad autost ja lähenevad Caro Penale. Video salvestisel on näha, et Amaya, mis on Cookie eesnimi, hoiab paremas käes eset, mida peetakse noaks. Cookie ja Carl Pena lähevad tülli ning on näol, kuidas Cookie lööb Carl Penat selga, kus tema särgi tagaküljel on näha verd. Cookie riietuseks oli punane maika ja sinised teksad. Nüüd taaskord arvatakse, et Penat pussitati 3 korda. Seda teatas esimesena Fox News, 2 korda selga ja 1 kord kõhtu. See on jõhker, ausalt öeldes lihtsalt. On raske leida sõnu, kui mõelda, kui jõhker see on, et keegi teeks midagi sellist teisele inimesele. Nüüd Kitty Diaz, ema, keda te näete nendes TikToki videotes, kes ilmselt armastas oma poega nii väga, et oli tema kogu maailm, tema elamise põhjus, ründab väidetavalt füüsiliselt Caro Penat videos. Ja siis ütleb politsei, et ka Keandra Faz ründab väidetavalt Penat. Praegu pole selge, kuidas Pena haiglasse jõudis, kuid politsei sõnul põgenesid tema väidetavad tapjad pärast väidetavat rünnakut sündmuskohalt. Ma tahan märkida, kui kiiresti politsei selles juhtumis tegutses, sest alates hetkest, mil nad kutsuti haiglasse, kus Pena oma elu eest võitles, kulus neil arreteerimiseni vaid umbes 2 tundi. Politsei sõnul jälitasid nad Diazide õed üles ühele Del Rio teisele poole jäävale majale ja just seal oli väidetavalt pargitud Cookie auto, millega ta väidetavalt kaklusele sõitis. Samuti on oluline märkida, et politsei sõnul kandis Kitty Diaz kakluse ajal videos roosat toppi ja siniseid teksaseid ning Cookie kandis punast toppi ja siniseid teksaseid. Kuid politsei neid mõni aeg hiljem selles majas nägi, kuhu nad väidetavalt põgenesid, siis Kitty ja Amayaga rääkides märgati, et nad ei kandnud enam riideid, mis olid algselt videos nähtavad ning nad olid hiljuti duši all käinud, sest nende juuksed olid märjad. Hiljem samal õhtul, umbes kell 9, umbes 5 tundi pärast seda, kui Diazi õed ja Faz arreteeriti, kaotas Pena oma elu. Ta suri oma vigastustesse San Antonio haiglas. Nendes politsei dokumentides öeldakse, et Cookie Diaz, Kitty Diaz ja Keandra Faz peaksid saama mõrvasüüdistuse, kuid neid pole veel süüdistatud. Nii et ootame, et see juhtuks. Kitty Diazil esitatakse ka täiendav süüdistus tõenditega manipuleerimises. Kohtu andmete kohaselt olid kõik 3 kahtlusalust tööta ning neid hoitakse Texase kohalikus vanglas ning nende kautsjon on $5 miljonit. Internetis levib pilt, mis väidetavalt kujutab Pena ja tema 3 ründaja vahelist kokkupõrget. See pilt on aga liiga šokeeriv, et seda siin näidata. Pena seljal paistab olevat verd, kui teda ümbritsevad 3 naist. Üks Pena sõpradest ütles Fox Newsile, see tüdruk, ta oli võitleja, ta seisis endiselt oma eest. Liitub meiega nüüd, et sellest Texase uurimisest rohkem rääkida. Pensionil mõrvauurija Phil Waters. Suurepärane, et olete nagu alati siin Law and Crime saates. Üks kahtlusalustest, Keandra Faz, ütles politseile, et ohver Caro Pena tuli tema majja, tsitaat, kaklust otsima. Väidetavalt salvestati kogu see rünnak politsei sõnul videole. Kui palju loeb see põhjus, miks Caro Pena majja ilmus kogu selle juhtumi edasises käigus? Hea meel on tagasi olla, Chris. Ma ütlen sulle, see kõik taandub motiivile. See ei ole asi, mida peab kohtus tõestama, kui see asi jõuab süüdistuseni. Siiski on uurijate jaoks alati oluline välja selgitada, miks need asjaolud juhtuvad. See on alati suur küsimus. Miks? Ma arvan ka, et ühel poolt on see motiiv. Nii saad aru, kuidas nad kokku sattusid. Del Rio politseiülem ütles, et nad teadsid teineteist mingil määral. Me tegelikult ei tea, milline nende suhe oli, aga me pole ka ise seda videot näinud.
aga see paistab olevat väga-väga jõhker mõrv. Teisalt, kui Karl Pena tuli majja vastasseisu otsima, kas see avab ukse? Võimalik, et see annab kaatlusalustele võimaluse enesekaitsele viidata, teades, et seal on video, mida vandekohus hiljem näeb ja mille põhjal saab hinnata, kuidas see vastasseis toimus. Ma ei usu, et seal on midagi. Ma ei usu, et siin on mingit enesekaitse väidet. On selge, et nende 3 naise, kes mõrva toime panid ja ohvri vahel oli mingisugune suhe selles juhtumis. Ja vaata, inimesed tapavad teisi inimesi 3 põhjusel. Seksi, narkootikumide või raha pärast. Ja just selles konkreetses juhtumis võivad kõik 3 põhjust olla mängus. Nii et siin on kindlasti midagi isiklikku. Siin nende naiste vahel toimumas segadus. Ja mis iganes põhjustel otsustas üks neist, et ainus viis seda probleemi lahendada oli selles juhtumis ohver tappa. Ja raporti kohaselt oli Cookie Diaz see, kes tõi selle noa sellele konfliktile. Ja tema on see, keda süüdistatakse Karl Pena pussitamises. Ja siis, kui ma ei eksi, oli see Fox News, kellel oli. Teda pussitati 2 korda selga ja korra kõhtu, mis on lihtsalt jõhker rünnak kellegi vastu. Aga siis need teised 2, Kitty Diaz, tema õde ja siis Faz 3, kes on nende sõber, neid süüdistatakse samuti Karl Pena füüsilises ründamises. Kui aga arvestada, et ainult ühel inimesel oli nuga, kas see võiks kuidagi olla argument, mida Kitty Diaz võiks kasutada, et tegelikult oli mu õde see, kes noa tõi, nii et tema on mõrvar? Nina ei olnud see, kes sellele inimesele surmava löögi andis. Kuidas see Texase seaduse järgi toimib? Texase seaduse järgi on süüdi kõik osapooled. Seega kõik, kes selles asjas osalesid, olid kollektiivselt vastutavad. Nad kõik tegutsesid selles mõrvas ühiselt. Ja seega isegi kui ainult üks neist andis surmavad löögid, siis ka 2 teise osalus paneb nad kõik ühte patta. Texase osapoolte seaduse järgi esitatakse kõigile meile sama mõrvasüüdistus. Tead, me kajastame iga päev väga raskeid lugusid. See on kindlasti üks neist. Sina oma karjääris mõrvauurijana, ma mõtlen, sa näed iga päev jõhkrust ja töötad selle nimel, et neid asju lahendada. Ja ma lihtsalt mõtlen sellele juhtumile, et inimesed saaksid aru. Ma mõtlen mõte sellest, et keegi päise päeva ajal võtab noa ja pussitab teist inimest. Ja mõnikord ma arvan, et me muutume tuimaks selle suhtes, milline see tegelikult on. Aga mis sulle selle rünnaku jõhkruse juures kõige rohkem silma jäi, lähtudes sellest, mida politsei on öelnud? Vaata, üks kõige isiklikumaid viise kedagi tappa on kasutada terarista, kasutada nuga või mingisugust teravat relva. Sa pead olema väga lähedal. See peab olema isiklik. Ja sa oled tundmas iga lööki. See ei ole nagu kellegi kaugelt tulistamine. See on lähedalt, isiklikult. Ja ma ütleksin, et ainus teine võib-olla veel isiklikum tüüp kasutada mingit meetodit kellegi tappiseks, mõrvamiseks on kägistamine. See on kindlasti isiklikum, aga sa tunned tegelikult, kuidas inimese elu tema kehast lahkub. Aga kui need pussitamised toimuvad, siis need on, ma olen kindel, et inimesed on näinud igasuguseid lõikehaavu internetis, tead küll, seal on need pildid ja sellised asjad. Ja need on jõhkrad. Need on kohutavad vaadata, kui inimkeha on lõhki lõigatud, tead küll, ja mitu korda läbi torgatud, eriti kui hakkad rääkima mitmest torgehaavast. Ma olen natuke üllatunud, et neid oli ainult. Üsna väike arv torgehaavu sellel asjal. Kui keegi tavaliselt, mida ma olen näinud, on see, et kui keegi kasutab nuga ja on mingi isiklik vaen, siis on seal on isiklikum suhe, seal on rohkem, meid motiveerib viha selle inimese vastu ja nad kasutavad nuga. See on tavaliselt midagi, mis näeb kontrolli alt välja ja tekib liigne arv haavu. Aga tead, mis on nende naiste puhul huvitab? Muidugi me ei tea tausta. Ja see tekitabki minus uudishimu. Nad läksid sinna tüli otsima. Nad saidki selle kakluse.
ja sel hetkel ei oma mingit tähtsust, et see on videod ja sellised asjad. Nad on omamoodi lühinägelikud, neil on üks asi mõttes ja nad läksid ning tegid selle ära. No, ja on ka video sellest, kuidas Cookie Diaz ja Kitty Diaz arreteeriti. Ja pärast seda, tead, me tegime selle loo paar päeva tagasi, kui see lugu esimest korda avalikuks tuli ja me polnud veel kõiki politsei dokumente saanud. Del Rio politseiosakond avaldas lihtsalt pressiteate ja siis näed seda videot, kus nad on nagu naeratavad. Tegelikult nad naeratavad, kui nad lähevad, aga Cookie Diaz on see, kellel on väga selgelt näha naeratus näol ja siis ta teeb isegi kaamerasse nalja. Sel hetkel ei olnud Carl Peña veel surnud. Aga kui see kõik on tõsi, siis naerab ta arreteerimise ajal pärast seda, kui ta politsei andmetel pussitas kedagi 2 korda selga ja korra kõhtu. Lihtsalt mida? Ja sa oled oma karjääri jooksul suhelnud inimestega, kes on toime pannud kohutavaid kuritegusid. Kuidas sa üldse mõistad midagi sellist nähes, teades, milles teda nüüd süüdistatakse? Noh, see ei üllata mind. Tead, kui ma seda konkreetset juhtumit nägin, siis ma võtlesin kohe tagasi Grenwinkel ja see kamp, see perekond koos Charlie Mansoniga. Ma mõtlen, nad tegid ju sama asja. Tead küll. Naersid ja arvasid, et see on suur mäli, nii et mõnikord sa ei teagi, mis see tegelikult on. Võib-olla on ta lihtsalt külmavereline inimene, kes on sotsiopaat ja võib-olla isegi psühhopaadi tasemel. Ma mõtlen, et vähemalt minu lihtsas definitsioonis on nende kahe vahe see, et sotsiopaat teeb midagi, sooritab sellise teo ja arvab, et tal oli selleks õigus. Psühhopaat seevastu sooritab sotsiopaatliku teo ja naudib seda, mida ta teeb. Nii et ma ei tea, kas see viitab siin sellele, et ta tegelikult nautis seda, mida ta tegi. Ma meenutan Carla Faye Tuckeri juhtumit kirvaga mõrva Houstonis. Ja see naine tappis 2 inimest kasutades rammis kirka naisohvri rindkeresse ning ütles hiljem õiguskaitseorganitele antud intervjuus, et ta sai orgasmi iga kord, kui ta neid lõi. Ma lihtsalt ütlen teile, et kui sellised sündmused juhtuvad, siis see on huvitav vaadata kahtlusaluste reaktsiooni, kui nad arreteeritakse. Ja ma ütlen teile, see arreteerimise video ja selles sisalduv naer ei tule neile kohtuprotsessil kasuks. See ei näita neid eriti heas valguses. Sest see oligi mu järgmine küsimus, sest ilmselgelt tõmbab selline video tähelepanu, läheb kulutulena levima ja kui seda näed, on see lihtsalt šokeeriv. Iga kord, kui seda vaatad, mõtled, et isegi kui see poleks mõrvajuhtum, on mõte sellest, et keegi, kes viiakse ära ja keda ootab peaaegu kindlasti vanglakaristus, naerab tundide jooksul pärast juhtunud täiesti uskumatu vaatepilt. Aga kui sa oled selle juhtumi uurija ja paned süüasja kokku, siis just see käitumine. Ja me ei tea, kas nad ütlesid midagi politseiautos teel tagasi vanglasse, kus nad praegu kinni peetakse. Aga kuidas selline käitumine mõjutab juhtumit, mida sa nende vastu üles ehitad? No, see kõik on osa suuremast pildisteks. Ma mõtlen, kui mina olen detektiiv, kes hakkab neid naisi üle kuulama, siis peab seda arvesse võtma. Ja kui sa lähed nendega rääkima, siis sa ei hakka kohe rääkima sellest, kuidas nad käitusid, kui nad arreteeriti. Sa ei hakka kohe sinna sisse tormama ja juhtunust rääkima. Ma mõtlen, kui ma lähen sinna üle kuulama, siis ma püüan nendega esmalt suhte luua. Ja ma tahan alustada sellest, et räägin nende suhtest ohvriga. Alustame siis sealt. Kuidas te teda tunnete? Teate, mis sellele eelnes ja proovige panna nad avanema loodetavasti ning rääkima, mis selle asja motiiv oli. Ja siis, kui sul on siin mitu osalejat, siis ühel hetkel saad hakata ühte teise vastu mängima. Nii et loodetavasti saad igaühelt neist rohkem teavet. Noh, ja ma alati ja võib-olla ühel päeval näeme ülekuulamisvideot, kui see olemas on, kui nad lõpuks politseiga rääkisid ja mida nad võisid öelda.
Tead, Faas, kahtlusalune, ta ütles piisavalt, et väita, et Pena tuli tüli otsima. aga ma mõtlen ka, et nad ilmselt ei teadnud, et politseil oli minu arvates kogu katluse uksekella kaamera salvestis. Kui sa lähed ülekuulamisele ja nad ei tea, et sul on see olemas ning sa saad näha kõike, mis juhtus, siis kuidas detektiiv seda kasutab ja ülekuulamisele läheb? Mis on siis tegevusplaan, kui sa istud kellegagi maha, teades, et oled kõike näinud ja lased neil rääkida ning oma versiooni loost jutustada? Kuidas sa kasutad seda videot enda vastu ülekuulamisruumis? Noh, see on ajastamise küsimus, Kris. Seda sa ei avalda. Mul oleks raske seda uskuda. Ma mõtlen, et maailmas, kus me praegu elame, digitaalses maailmas, oleks mul väga raske uskuda, et nad ei tea, et seal on videod, et nad ei tea, et seal võib-olla on seal uksekella kaamera. Mul oleks seda raske uskuda. Kui sa oled sees ja loodetavasti saavad nad neid inimesi küsitleda ja sa tahad olla ette valmistatud muidugi, kui sa lähed küsitlusruumi, nii palju infot kui võimalik kaasas. Ja seega vaatad sa videot, sest tahad, et see oleks sul peas, kui tead, mis juhtus. Sa vaatad videot ja näed, mis juhtus ning kes andis esimese löögi, kes alustas esimest vastasseisu. Ja siis, millal teised kaklusesse sekkusid. Nii et see oleks oluline selles mõttes, et kui jõuad küsitluses sellesse punkti, kus inimene, kellega räägid, avaneb ja hakkab sinuga rääkima, siis sina. Ja sa hakkad neilt küsima, sa ei hakka neilt küsima suletud küsimusi selle kohta, mida oled videost näinud. Sa tahad neilt küsida avatud küsimusi ja anda neile võimaluse selgitada, mida oled videost näinud. Sa ei taha neile infot ette sööta, muidugi mitte, üheski intervjuus, aga sul on selles olukorras võrdluspunkt, kus sa näed täpselt, mis juhtus, mis toimus. Ja nüüd pead lihtsalt leidma viisi, kuidas panna nad parema sõna puudumisel jutustama lahti selle, mida sa videos nägid. Ja siis viimasena veel Kitty Diaz, talle esitati selles asjas lisasüüdistus tõendite varjamise katses. Ja Thai politsei märgib oma koostatud ülevaates, et tema ja ta õel olid erinevad riided seljas ning nad olid just duši all käinud, kui politsei nende uksele jõudis. Ja see kõik toimus. Ma mõtlen, nad kutsuti haiglasse 2 tunni jooksul. Alates sellest, kui saadi teada, et pussitamine oli toimunud, kuni arreteerimiseni kulus umbes 2 tundi. See oli üsna välkkiire uurimine. Miks see oluline on? Kui palju see loeb? Sest me teame, et nad vahetasid riideid. On üsna ilmne, mida nad tõenäoliselt üritasid teha. Aga kui palju see tegelikult loeb, kui sa oma juhtumit üles ehitad? Et need olid need samad inimesed kohe pärast seda, mida sa just videos nägid, ja siis äkitselt on neil teised riided seljas ning nad olid just duši all käinud. Tead, selle lühikese aja jooksul, mis politseil kulus nende ülesleidmiseks. See on väga hea küsimus. See ongi see teine pool, kui sa kasutad kellegi tapmiseks terroriste. Sest sa saad kogu selle vere mingil hetkel enda peale. Midagi sellest satub sulle kindlasti peale. Nii et nad lähevad koju, käivad duši all ja teevad seda. Need on kindlad seosed, mis viivad nende inimesteni kui õigete inimesteni, kes on teinud vale teo. Seega selle tõendi, just sellise tõendi kogumine on ülioluline, et juhtum kokku panna ja sul oleks kõik vajalik olemas. Ajateljel on sul sündmuste jada, mis aset leidsid ja siis saad jälgida tõendeid ning kuhu need liikusid ja loodetavasti need ka kätte saada. Nüüd, ja see näitabki, et see osutab süüle nende inimeste tegelikule teole, kes ringi liiguvad, nad manipuleerivad tõenditega. See on juba kuritegelik tõenditega manipuleerimine. Nii et see on seal lisasüüdistus, mida iganes nad tegid noa kõrvaldamiseks, mida iganes nad tegid oma riiete puhastamiseks, sellised asjad. Ja loodetavasti jõuate riieteni enne, kui need ära puhastatakse. Ja tundub, et nad on siin olnud üsna kiired nende kahtlusaluste leidmisel, tõendite kogumisel ja nii edasi. Nii et praegu tundub, et väga vähe on jäänud uurimata. Ja nad on suutnud kiiresti tegutseda, detektiivid on suutnud kiiresti liikuda ja suurem osa tõenditest, kui mitte kõik, kätte saada.
jah, ja me näeme, mis edasi saab. Ma arvan, et praegu pole selge, kas neil on mõrvarelv olemas, aga neil on kindlasti palju tõendeid selle jälgimisvideo kaudu, mille kohta nad ütlevad, et neil see on. Näeme, mis selles juhtumis edasi saab. Phil Waters, pensionil mõrvauurija. Alati on hea sinu asjatundlikkust siin Law and Crime'is kuulda. Aitäh, et olid meiega. Aitäh, et mind kutsusid, Chris. Hindan seda. Sellega on Law and Crime'i poolt esitatud juhtum lõppenud. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's, samuti meid saab vaadata ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.